No nii, aeg vaadata, mis see nädal meile toob, millele keskenduda ja mida tervendada võib-olla, et oleks küllust, õnne ja armastust ja kõike muud head. Kui sa veel ei tea, siis ma olen Anneli, selgeltnägija, tarolugeja, suhte tervendaja. Vaatame siis ühes koos, mis on see kollektiivne energia, mis meid siis saadab. Tundub, et see nädal on siis eelmise jätk mõnes mõttes, kui sa eelmist videot vaatasid, siis ema-teemad tulid tugevalt esile ja praegu kuidagi jätkub see jada, et sellised igasugused võimuvõitlused, vaidlused sel teemal, et kelle arvamus siis jääb peale, kellel on õigus, igasugused reetmistunded, kus sind ei kuulatud, sinu hääle olulisust ei hinnatud, sul ei lasta rääkida, laps räägib siis, kui kana pissib, mingid sellised vanad ütlused, eks ju, just ema teemad jälle on siin keskel. Ja kui on olnud sellist edasi-tagasi kuidagi kontakti mõttes siis emaduse või emaga suhet, siis praegu on aeg sellega see balanss luua, et mis on eluterve, see võib viidata siis sinu suhtele sinu emaga või siis sinu enda suhtele emadusega. Et kõik, mis tekitab sellist väsimust, rööb sind energiast, et sellele on nüüd vaja tähelepanu suunata, et see enam nii ei oleks, vaid et oleks balanss. Ja just räägib siin sellest, et kui me kedagi armastame, kas me saame nendega olla autentsed või tunneme ennast üksi. Et kuidas see maailm, mis me oleme ehitanud enda ümber just lähedastega seoses, et kuidas see välja näeb, kas me saame oma emale või ise emana siis väljendada ennast autentselt. Ja näitabki siin, et selline stressiseisund nüüd saab asenduda rahutundega, kui nendest ilmudest läbi minna ja astuda sellesse õpetaja energiasse. Ehk siis kui sina pead tervendama oma suhteid emaga, siis võtta vastu see koht, et lapsed on tulnud siia oma vanemaid õpetama. See ei tähenda, et sa pead nende eest probleeme lahendama, sest nad täiskasvanud inimesed ja ei ole õige kellegi eest vastutust võtta. See on, võtab ära selle elukogemuse, mida nad on tulnud siia saama. Kui sa oled seda teinud ja kedagi päästma hakanud, kes on sinu tegelikult isa või ema, siis anna see kogemus neile tagasi. Anna nende vastutus, nende elutee neile tagasi ja ära kipu neid päästma, vaid lihtsalt ole olemas, kui on võimalik ja näita eeskuju. Ja kui sul on endal emadusega keerulised sidemed, oma lastega keerulised sidemed võib-olla, et siis astu sinna poole, balansi poole, senna poole, mul on huvitav aktsent, vabandust, keeled on sassis nagu ikka, et läbi lahkuse saad sa kõige rohkem kontakti oma sisemise sellise emaliku, küllusliku, rinnaliku energiaga. Aga natukene kipub siin vahel kuidagi see pendeldus, et kas ma tahan sinna astuda, ei taha, et natuke väsimust viitab ka siin. Et selline kõrvalejätus tunne, kui me räägime just emadest ja emadusest, eriti just mis puutub mehi, et siin on, eks ju, kuningas ja kuninganna kogus, mis räägivad küllusest, et see müntide kuninganna ja kuningas on väga külluslikud oma olemuselt, et majas oleks küllus, et kodus valitseks selline rahaline ja materiaalne nagu voolavus ja küllus. Tõepoolest, et sellest on nagu vajaka ja see tekitab stressi. Et tahaks justkui väsinud olles, siis, et keegi lähedane armastatud inimene siis aitaks kuidagi seda väsimust peletada läbi selle, et võtaks ka vastutuse rohkem, et saaks seda küllust nautida, ilma et peaks ise kogu aeg selle nimel tööd tegema. Et selline õigluse energia tuleb nagu esile. Ja kui sul on oma emaga keerulised suhted, siis tõenäoliselt on see koht, et ka temal on see vajadus olla nähtud õpetajana selle poolest, et mida tal on sulle õpetada ja selle poolest, et mis teda elus on võib-olla inspireerinud, isegi kui ta oma elus võib-olla pole teinud häid valikuid, siis siiski on mingid hetked, mingid sellised keerdkäigud, kus ta valis võib-olla siin viitab hirmudele ja sellisele kuum-külm mängule, et ei lähe nagu päris millegi suunas, vaid proovid natuke, otsid tähelepanu või tahad kellegi tähelepanu, aga samas on ärevus ja ei suuda ära valida, et siin viitab mingid suhted ja eluolud ja hobid ja tööd, millele ei ole suudetud pühenduda. Et sellega on nüüd aeg rahu teha, mitte seda siis kanda edasi läbi perekonna oma lastele ja neil siis edasi, et näiteks keegi tahtis olla,
rätsep või moega tegeleda, aga ei julgenud seda teed valida ja nüüd siis nutab seda taga, on kurb ja siis lapsed peavad selle kuidagi enda peale võtma selle stressi, et justkui ei ole nagu õige valida seda, mida sa sisimas tahad, või siis tunnevad mingit alateadlikku süütunnet, kui nad on edukad, või siin on mitmeid mustreid, mis me hakkame siis kohe oma lojaalsusprogrammist tulenevalt siis kaasa käima nendega nii-öelda, et siis on aeg tõesti nende situatsioonide ja asjadega tegeleda. Parim viis nendega tegeleda ja oma emapoolset suguvõsa liini siis tervendada ja iseendas voolavat ema DNA koodi ka siis nagu avada, et su vägi ja anded saaksid avaneda, sest nagu öeldakse, et ema DNA on meis juba sünnist saati, eks isa oma tuleb pigem läbi kogemuse natuke hiljem, et siis ühendu oma lähedastega, aga ole teadlik sellest, et sina ikkagi juhid oma elu, sina oled oma elu juht, teejuht ja te saate töötada tiimis. Kui see ei ole võimalik, siis sa võid ka ühenduda mingisuguste sugulastega, kes on juba võib-olla siit ilmast lahkunud, südad küünla nendega rääkida, et nad oleks ju selja taga, toetaksid sind. See sõnumite saatmine sugulastele, lähedastele on hästi oluline. Just emapoolse perekonna liikmed siis on praegu fookuses. Et see ema... näen siin, et emaduse teema on tohutult oluline enda autentse mina vastuvõtmisel. Et kõik, mis tekitab ärevust, sellist soovi, et sa tunned, et sul on vaja olla nähtud rohkem, kui sa oled. Et see tegelikult tuleb ka sellest, et kui sa olid väike ja su ema ei pannud sind tähele, siis nüüd see muster kandub edasi, võib-olla oma lastele või mis iganes moel, aga see on nüüd tõesti vaja ära tervendada läbi selle, et sina oled tegelikult see, kelles on see tarkus. Eks me ole kõik iga põlvkonnaga mingis mõttes jällegi eelmisest põlvkonnast targemad ja sinus on need oskused, õppetunnid ja tarkus, mida siis jagada. Et katsu mitte siis lihtsalt jääda kurbusesse või kuidagi ennast eraldada maailmast ja sellest teemast, vaid pigem jaga seda. Mis siit tuleb esile siis on? Vahest me läheme nii-öelda sisemise lapse tasandile, kui me ei taha millegi eest vastutust võtta või ei suuda astuda sellisesse külluse energiasse, et siis tekib selline tunne, et kõik on liiga palju, ma ei ole piisavalt hea, et sellest edasi liikuda, siis oleks vaja, et sinu tarkust hinnatakse, et sinu autentsust nähakse, see võtaks ära selle ärevuse. Aga me ei ela ideaalses maailmas, kus suhtlus ja suhe on alati ilus ja roosiline, harmooniline laste ja vanemate vahel, et kui seda ei ole, ja see sild ei ole praegu võib-olla nii avatud teie vahel, siis on oluline, et sa seda südamevalu vähemalt tunnistaksid endale, et see tekitab kurbust ja mõistaksid, et sul on see tugevus, et praktilises maailmas tegelikult seda küllust luua. Ja hinge tasandil see loob tegelikult distantsi sinu ja maailma vahel, sest ema, see on süda, see on avatus, see on see armastusele enda avamine, et see tekitab ikkagi natukene energiast tühjaks jooksmist ja sellist irdumist reaalsusest ka, kus sa pead nagu müürid ette seadma, et isa on see kaitstus, eks ju, aga ema on see selline, kui ema ei ole elanud avatud südamega, teinud julgeid valikuid, siis lapsed ka kipuvad kartma maailma avastada, kipuvad kartma ennast avada, et see ikkagi mõjutab meid ja tekitab sellist seisakut ka võib-olla sellise külluse vastuvõtmisel, et siis katsu väljendada seda, mida sa päriselt tahad ja võid hinge tasandil tõesti siis oma emaga ühenduda, isegi kui ta päriselt kokku ei saa, võid kirjutada kirja, pärast selle ära põletada ilma seda saatmata, mis iganes sind aitab, et lihtsalt sellest lahti lasta lõpuks. Mingisugune selline energia tuleb läbi, et emaga või emadusega siis üldse on selline suutmatus teed valida, et kas te olete koos või te ei ole koos, olete koos või ei ole, kahes suunas jooksmine, et teed viivad kuidagi lahku kogu aeg, et seda balanssi oleks ikkagi vaja ja kuidagi senini on olnud, et konflikte vältida, siis on kuidagi olnud selline lahkuse energia, aga teisalt see on sellise suure kurbuse sinna kõige alla ja alateadliku sellise kohtumõistmise, et kui ei saa asju välja öelda, me väldime konflikte,
siis tegelikult näiliselt võib ju olla selline perekond ja armastus ja kõik see värk, aga see õnn ja intuitsiooniga kaaskäimine, päris avatud suhe tähendab ikkagi seda, et me autentselt väljendame ja oleme nähtud oma tugevuses. Kui me oleme väga erinevad põlvkonniti, siis vähemalt on hea, kui emad ütlevad välja, et ma hindan sinust seda, et sa oled rahulikum kui mina, et sa oled, ma ei tea, julgem kui mina, et sa oled tugevam kui mina, mis iganes see on. Et vähemalt see tunnustus, see nähtu tulemine, see on piisav, isegi kui meil ei ole ühiskeelt vahest. Et see on väga oluline, sest me ikkagi terve elu tegelikult alateadlikult otsime oma vanemate heakskiitu. Ja siin näitabki kogu aeg, et ei suuda ära valida, et kogu aeg see ema teema hoiab nagu tagasi. See ebapiisavuse tunne jälle. See, et kõik on liiga palju. Et seda, ema on see, kes hoiab, eks ju, et siis laps laeb ennast ja läheb maailma avastama. Isa on see, kes teeb maailma turvaliseks. Aga kui seda hoitust ei ole, siis sa küll käid maailma avastamas, aga see võib käia läbi igasuguste maskide, et sa mängid, et sa oled tugev, et sul on kõik hästi, aga ei ole sellist turvalist hoitud ruumi, kus tegelikult ennast lõdvaks lasta ja ennast väljendada. Ma olen kurb tegelikult, siin all on hästi palju kurbust. Ja ükskõik, kui head tööd meie emad tegid või kui head tööd meie emadena teeme, siis ikkagi lastel on neid hetki, kus võib-olla hoitust ei olnud piisavalt või kus nende tarkust ei kuulata. Jälle on selline tunne, et laps tahab midagi rääkida ja ta surutakse alla, et mis sa räägid, mis. Ja meil kõigil on seda olnud, et aga siis lihtsalt, kui midagi nüüd kerkib ülesse alateadvusest või tuleb meelde, mida oleks vaja tervendada, siis nüüd on see aeg. Ma vaatan siis nüüd niimoodi, et kuidas see ema teema, mis kandub siis sellesse nädalasse, mõjutab suhteid, et selline kurbus pääseb esile, mingi alateadlik kurbus, millele ei oska võib-olla sõnu anda ja selline kohtumõistmine enda teiste suhtes, et just kui tahaks seda romantikat ja tahaks küllust, aga seal olla mingi kurbus, mis kuidagi hoiab asju tagasi. Meestel just eriti tuleb selline asi esile, kus nad tunnevad abitult, kui miski ei toimi, miski hävineb, miski lõppeb, on see siis töö või suhted või mingid situatsioonid, kus lihtsalt on niisugune hävituslik, plahvatuslik energiapauh. Et meestel on mingi segadus, et miks nii on. See võib-olla, et naisel on näiteks mingid emateemad siin pinnal või emaduse teemad, et sellised vaidlused ja natukene sellised kohad, et kui mees püüab ennast kehtestada, olla siis see autoriteet, siis teda kuidagi surutakse alla ja tekib süütunne, nagu ta oleks midagi valesti teinud. Et siin võib ka see olla, et kui mees ei ole oma suhteid emaga tervendanud, siis ta peab uuesti läbi mängima selle olukorra oma partneriga või potentsiaalse partneriga kuidagi mingil moel. Ja naistel tekib mingi ebapiisavuse tunne siin paljudel ja selleks, et siis seda balanssi leida mees-naise energia vahel, siis kuidagi näitab, et siin liigset hoolitsemist või lahkuse pakkumist, siis sellist tunnet, et aga miks mulle seda vastu ei pakuta, et ma olen ju see nii-öelda ema rollis, kes kõigi eest hoolitseb ja ometigi nagu mind ei väärtustata. Selline kahevahel olek, et ühest küljest tahaks olla hästi emalikus rollis, teisest küljest ei tahaks üldse seal olla. Et selline kurbus on sees tegelikult, et see on nagu läbi mingi ohverdamise. Et kui naine ei ole oma emaga võib-olla piisavalt heas kontaktis või ei ole piisavalt lähedane praegu või igatseb seda ema energiat ja astub ise sellesse hoopiski liigsesse ema energiasse, siis see polaarsus suhtes ju kaob ka ära, et mees ja naine peaksid olema ka mees ja naine, mitte ainult ema ja isa või üks kellegi lapsevanem, et hoolitseja. Et siis see balanss tasuks keskele kokku tuua, et siis see külgetõmme oleks uuesti, see tuleenergia oleks taas esindatud nii-öelda. Aga kuidagi natuke keeruline on sellel nädalal suhelda, et selline ei oska nagu asjadele isegi sõnu anda ja sellised baasised, mis on päris väiksena meisse tekkinud, kas või juba beebina, et siis need ongi alateadvuses ja neist ei pruugi olla mälestusi ja neid võibki olla raske sõnastada. Või see võib-olla kirjeldada üksteisele seda tunnet, see mingi ärevus, mis esile tekib, eriti just kui peaks olema autentne, eriti just kui hakkab hästi minema, asjad hakkavad liikuma, et siis tekib selline igatsus ikkagi selle hoituse järele, et peab hästi tugev olema ja siis ei taha sellega tegeleda, see tekitab viha ja ei tahakski pühenduda, et kas ma pean kogu aeg nii tugev olema, et kes mind hoiab, kes mind kallistab, kes mind kuidagi poputab emalikult. Selline tunne tuleb esile. See on meie sisemine laps, kes vajab hoitust tegelikult. Meis on ju see täiskasvanu, see lapsevanem ja siis ka sisemine laps.
naisel need erinevad osad ja need tuleb balanssi viia. Ega muud ei olegi, et kohe kui tekib süütunne, mitte piisavuse tunne, no meestel, naistel mingid erinevad asjad siin, siis tuleb sellele tähelepanu pöörata ja vaadata, mis sa sellest oled õppinud ja mida sa oma lapsepõlvest saad õppida ja mida sinu sisemine laps vajab selleks, et tunda rahu. On tal vaja kallistust, on tal vaja lahket sõna, siis ütle see välja partnerile või mõnele lähedasele. Mida siis mehed vajavad kõige rohkem sel nädalal on see, et nende partner või naised üldse nende ümber siis kohtleksid neid kui juhte ja töötaksid nendega justkui samas paadis, samas tiimis, mitte ei sõdiks vastu, ei suruks neid alla. Nii nagu ema usub oma lapsesse ja tema annetesse, et seda energiat on meestel kõige rohkem vaja, et keegi saadaks neile kas või sõnumiga, et ma usun sinusse. Keep going. Ja naistel on kõige rohkem vaja siis seda, et nad saaksid puhata. Et selline ei suuda millelegi pühenduda, et justkui õnn toob õuele mingeid võimalusi asju, aga kuidagi ei suuda, ei taha suhestuda, ei taha tegeleda, tegelikult kõik on liiga palju. Et see emalik hoitus, et sa lihtsalt võid olla, puhata kellegi kaisus või lihtsalt olla, et seda on väga vaja sel nädalal. Nii et lubage siis endal tõesti nautida selliseid energiaid, kui vähegi võimalik. Ja kui ei ole kedagi teist kõrval, siis seda saab ka endale pakkuda. Endale öelda, et sa suudad seda, vaatad peelist, et you can do it. Ja kui sa oled naine, siis ennast kallistada, miks mitte. Ennast on väga kallistada. See on väga eluterve. Nii et head kallistamist, head enda julgustamist. Vallalistele ka on siis selline energia sel nädalal, et uued uksed avanevad, mingid inimesed tulevad ellu justkui, aga ei suuda neid päriselt ära valida. Et selline tunne, et suhtlus ei ole nagu päris see, kui sa oled autentne, siis see tekitab ärevust kuidagi, et sa pead maru tugev näima. Ja see tekitab kurbust. Kas see tuleb nüüd sinu seest või selle teise inimese seest, et kuidagi avaldab sulle survet, et sa pead maru tugev olema, et talle muljet avaldada. Aga igal juhul, kui seal all on kurbus, siis ei ole autentne, kui seda just ei väljenda. Et vaata sinna autentsusesse. Kui sa käid kohtingul ja võib-olla ei ole 100% kindel, et see on sinu inimene, ja sa väljendad ennast ausalt, räägid mingist asjast, siis see on sulle tervendav, terapeutiline. Ja kui see talle ei meeldi, nii see ei oleks toiminud. Ja kui see on õige inimene ja sa väljendad talle kohe alguses juba oma kurbust, mingid sügavamaid asju, siis seda kiiremini saate te lähedasemaks ja kokku, nii et nii ehk midagi kaotada tegelikult ju ei ole. Sest mis me siin käime nagu kassid ümber palava pudru, mingi kohting ja järgmine kohting ja ei räägi tõsistest asjadest, vaid lihtsalt, ma ei tea, millest inimesed räägivad kohtingutel, aga et soovitaksin küll minna süvitsi. Et ise siin oma mehega küll ühe päevaga rääkisime kõigest, mis võimalik. Ja nii see oligi, sest nii sa õpid inimest läbi lõhki tundma, ka ühe päevaga saab väga-väga palju ära teha selles osas. Nii, aga siis sel nädal tõesti siis selline kire ja impulsiivne energia, et ma tean, kui ma lähen, tegutsen, kuidagi on pausil, pood on siis pausil, olemise energia ja see tekitab segadust, et just oli hea selline tempo ju sees, et mis siis nüüd juhtus. Aga tegelikult on selline aeg, kus sa mõtestad lahti võib-olla mingeid lugusid, mis sa oled endal rääkinud, oma lapsepõlve teemasid ja tunnetad läbi selle koha, et tegelikult on seda hoitust vaja ja seda rahu vaja. Selline rahu energia võiks rohkem kanda praegu kui selline enda tagant piitsutamine ja hirmus rassimine ja rabelemine. Sellist lahkust ja rahu on vaja tõesti. Raha asjades siis sel nädalal tegelikult selline oma asjade tegemine on soositud, äritegevus on soositud ja pisut on selline tunne, et just kui vaataksid mingis sihis, mõtleksid, et selline üksi tegemise energia rohkem, aga samas asjad on õiglased ja liiguvad õiges suunas. Et see kirg ja see vunk taha tuleb. Et see nädal on natuke selline rohkem rahu energia, aga kõik on õiges kohas, rahu, see motivatsioon tuleb tagasi. Ja investeeringute koha pealt siis siin varasemalt tuli läbi, et mingi mentor või selline tark tegelane, kes siis õpetas investeerimist hirmsasti, tegelikult tõi südamevalu, aga nüüd on mingisugune
inimestega koostöötamise energia, et kui on teised inimesed, kellega siis sõnumeid vahetada või kellega just küsida, et tehke siis koos, jagage infot ja see on parim viis läbi armastatud inimeste siis kuidagi investeerida, et selline üksteisele sõnumite saatmine, et sa ei ole siis mingi laenukäendaja või midagi, aga lihtsalt selline, et kui kuulete mingeid häid nippe, siis tasub üksteisega jagada, sest ega see raha ja külluse voog on ju palju suurem, kui me oskame hoomata inimestena. Et sellel ei ole tegelikult otsa käärt, see raha kui selline nii kunstlik. Et olla ka avatud siis tõesti sellele, et raha sinuni võib jõuda hoopiski läbi lahkuse või siis küllus võib avalduda mingil muul moel, näiteks ma ei tea, keegi toob sulle kartuleid või kingib sulle midagi, et see küllus kui selline ei ole tegelikult ainult raha, et me ümber mõtestaksime selle, et siis on küllus rohkem ja laseksime lahti sellest, et meil on vaja ainult rahalist sellist sissetulekut. Sest kui asjad saad tehtud, sa saad oma unistused teoks teha, saad ilusasti elada, siis ei pea olema ju alati raha. Nii et avagem oma siis sellist külluse kanalit ja pangem kirja, mida siis soovid ja miks ja mida sa oled nõus selle eest tegema, et siis rahal oleks konteiner või küllusel oleks konteiner ja see saab loodud. Nii et kodune ülesanne, et siin näidatakse kohe, et universum on lahkesti nõus toetama igasugust rahalist küllust, mis on konkreetne ja kus sa võtad juhtimise enda peale, et sa teed midagi ära ka, mitte et sa lihtsalt istud ja ootad küllus langeks sulle sülle, kus sul on mingit eesmärki, et raha tahab konteinerit alati. Tuletan meelde taaskord. Huvitav asi tuli esile. Saadetakse sõnumeid armastusest inimestele ja mul on tunne, et kõrgemalt poolt. Ja kes on käinud vaatamas seda filmi avalikustamise päev, eks ju, see ei ole ka juhus, et see nüüd on välja tulnud, et see maaväline kontakt, usud sa, mis usud, eks ju, ükskõik me võime kasutada siin sõna teejuhid, mis iganes siin alla siis kuulub, aga igal juhul meile saadetakse sõnumeid armastusest ja sellest tingimusteta armastusest just telepaatilisel moel, mis on siis tavaliselt, kui on hästi, eks ju, emade ja laste vahel, et sellepärast see emadusenergia praegu tulebki esile hästi tugevalt ja need vanad vihad, vanad kurbused ja me tervendaks selle ära kollektiivselt ja maailm saaks tõesti hakata siis tiimina tööle, sest kui me suudame vastu võtta oma emasid või emadust enda sees, ükskõik isegi kui sul ema ei ole, siis see ema energia, mis on siis looduse poolt, looja poolt, teejuhtide poolt sinu poole saadetud, et sa suudaksid selle vastu võtta, siis tegelikult saab maailm alles elada ju harmoonias. Ja seetõttu on tõesti praegu oluline selle tähelepanu tuua, et kui sa paned üles oma müürid, märka seda ja õpi, mis see on, mis takistab sul tegelikult võib-olla maailmaga suhestumist, maailmaga ühendumist, oma südame avamist ja mida sa vajad selleks, et seda teha, mis aitaks seda tervendada. Et see tunne, et sa oled piisav ja sul on tegelikult perekonna toetus. See perekond võib olla sinu päris perekond, sinu hingeperekond, sinu sõbrad, sinu teejuhid, loodus ise, sinu koer, kass, mis iganes, nad on ka ju sinu toetajad. Et siis sellest hirmust lahti lasta ja siin on igasugused keerulised teemad meeste ja naiste vahel kuidagi esil ka, et see igasugused valed ka, mis emad on rääkinud isade kohta, sest et nad olid ise südamevalus või mis iganes oli, et siis sa ei kanna seda viha kaasas või kui sina oled siis lapsevanem, et kõik, mis on partneriga, et seda ei kanna siis lastele edasi vihana. Alateadlikud lapsed ju tunnetavad kõike, et rääkige asjad selgeks ise. Et siis see emadus või see hoidev energia hingede vahel võiks siis voolata, sest lõppude lõpuks oleme me kõik ju siin ikkagi selleks, et tunda ennast armastatuna, et pakkuda armastust ja anname endast parima, et seda teha. Nii et enamus meist vähemalt on siia tulnud selleks. Eks siin on igasugused tegelasi, aga ütleme, empaadid ja inimesed, kellel on hea süda ikkagi on siin selleks, kohe tuuakse esile jälle see varjumäng. Et need, kes juhivad maailma, ei ole päris selles, nad on tulnud siia kogema rahalist ja varalist küllust. Las nad olla.
me ei pea seda mängu kaasa tegema, aga see ei tähenda, et meil ei võiks ka küllust olla. Et see mees, naine, ema, isa, et kui need suhted ära tervendada, siis on kuidagi avatus sellele, et see küllus, mis on meie ümber, on tegelikult ju piiramatu. Et siis on seda julgust astuda läbi oma kurbuse, hoopiski sinna energiasse, et see küllus on olemas. Emake maa, universum ise on nagu ema energia ju tegelikult ja annab sulle, mis vaja. Nii et ühendu temaga julgelt, lubada ennast kallistada, ennast hoida, ennast tervendada. Tunnetagem seda mõnusat hoituse energiat korraks, mis universum on meile toonud, meid hoides, kaitstes. See tunne endaga uude nädalasse. Ja kui sul on mingid küsimused, millest tahad selgust, siis ma olen olemas. Et vaadata saab kõiki teemasid, mingi tumeda maagia ja sellist asjadega ma ei tegele, aga muus osas olen olemas ja järgmise nädalani.